8 minutit. Nii, siin ministri ettekandest me saime juba aimu, et tegemist on taaskord ühe suure ja utoopilise projektiga, nagu me ühte juba siin suure hurraaga rajame. Ja sellest me oleme siin seda me oleme ka täna ära maininud ja ma räägin ka ise siin siis Rail Balticust. No vesinikutoru osas jutt oli küll mõnevõrra ettevaatlik, et hakkame avalikku debatti alles pidama, et räägime siinkohal alles riiklikust eriplaneeringust. Aga me teame, et see, millest, kui Reformierakond millestki räägib, siis seal taga juba mingisugune susserdamine käib. No minister rääkis siin rahalisest maksumusest ja käis läbi arv 10 miljardit. No Rail Balticu näitel me näeme, kuidas Rail Balticu algsest maksumusest, mis pidi olema 5 miljardit, on saanud praeguseks 4 korda kallim projekt, nii et korrutame ka selle 10 miljardit kohe 4 või 5-ga ära. No kohalike rahapesijate silmad igatahes, ma saan aru, et juba säravad. Ja tegelikult mul on hea meel, et me just täna meie erakonna eestvedamisel selle debati siin algatasime, sest läbi Riigikogu stenogrammide jääb see arutelu ajalukku. Et kui hoolimata kõigist ohtudest ka see kõik ikka käima läheb, siis jääb ajalukku ka, et oli üks erakond, kes ei karjunud hurraa. No lisaks sellele, nagu ma juba osundasin ka oma küsimuses, on vesinik äärmiselt plahvatusohtlik. No näiteks Norra peatas vesinikutanklate rajamise pärast seda, kui Oslo lähedal üks õhku lendas. Ja Taani sulges oma kõik võrgus olevad vesinikutanklad täpselt samal põhjusel, et see osutus reaalses elus plahvatusohtlikuks ja et see taristu muutus ohtlikuks. No kujutate ette, et see toru, mis tegelikult läheb läbi Eestimaa, läheb läbi asulate, linnade lähistelt ja isegi praeguse mingi eriplaneeringu plaani kohaselt läheb läbi Pärnu linna. No kujutage ette, kui see plahvataks. Ma ise olen pärit Lõuna-Eestist, ma olen ise pärit Missiost ja ma mäletan, kuidas nõukogude ajal rajati Pihkva Riia gaasitoru ja see läks läbi minu asula kohe sealt kõrvalt. Ja ma mäletan seda rajamise aega, need suured torud, see suur ettevõtmine, see suur ehitamine ja see toru plahvatas ka üsna meie asula lähistel ja see suur tulesammas, mis sealt tõusis, see oli tegelikult päris suur õnnetus. Ja see ei olnud lihtsalt niisama ja päris pikka aega see gaas seal torus ka ei voolanud. Mis seal praegu toimub, seda ma ei tea. Ja tegelikult ka AI ütleb, kui AI käest küsida vesiniku taristu kohta, ta ütleb, et ohutus on rangete standarditega küll hallatav, aga lekked ja plahvatused jäävad alati potentsiaalseks riskiks ja see on asi, millest tegelikult need inimesed peaksid lähtuma, sest nemad võtavad vastutuse, kui midagi juhtub. Aga mis kõige olulisem, maailmas on suured vesiniku tootmisprojektid peatatud või tühistatud ja seda eelkõige majanduslike kaalutluste tõttu. Täna siin on räägitud pikalt, kuidas see toob majanduslikku kasu ja kellele kõik veel. Aga need on peatatud, sest vesiniku tootmine ja kasutus ei ole olnud seni piisavalt elujõuline. Ja ma arvan ka, et kõik, kes on põhikoolis õppinud energiajäävuse seadust, saavad aru, et see nii ka jääb. Ei ole tegelikult ikkagi Jaan Tatika kombel võimalik leiutada massinat, millega paekivist otse sealiha saab teha. Arvaku siis kohalikud Jaan Tatikad et saab, või siis kohalikud Kass Basiiliod ja Buratinod, kes lihtsalt rahapuud sellest taristust rääkides kasvama tahavad panna. Et tegelikult selle kõik keegi maksab ju kinni. Ja kaudselt mõjutab see kõiki neid inimesi, kelle elukeskkonnast see ka järgmine trass peale selle Rail Balticu trassi läbi rammitakse. Ja rääkimata sellest, et vesiniku tootmine vajab tohutul hulgal energiat ja vett.
Ja siin me räägime meie kõigi ühisest ressursist, meie põhjaveest, meie puhtast veest, ehk et muinasjutumeistrid on juba pannud ühte võrrandisse kogu Eestit täitvad hiigeltuulikud ja meie põhjavee, millest siis lõppkasu saaksid plaani kohaselt Saksamaa ja teised Lõuna-Euroopa suurriigid. No nagu minister ka juba vihjas, pannes selle muidugi plusspoolele, aga tegelikult röövitakse meid taaskord lihtsalt paljaks. Ja tegelikult üks, ütleme juba mitmes oluline selline asi kogu selle taristu rajamise juures on veel. Vaadake, energiaärimehed võtavad varsti üle päris suure osa Eesti Vabariigi territooriumist. Tuuleärimeestele kõigi planeeringute kohaselt on kavas eraldada 2059 ruutkilomeetrit, see on siis meri ja maismaa koos, päikeseparkidele kuni 200 ruutkilomeetrit. Nüüd tahetakse energiaärimeeste kasutusse selle vesinikutoruga planeerida 38 ruutkilomeetrit maad, Eesti maad. Ja see tuleb sellest, et kui me võtame 320 kilomeetrit selle toru pikkuseks ja 120 meetrit lai selline maismaakoridor, mis on siis see keeluvöönd, siis see kõik kokku annabki see 38 ruutkilomeetrit. Ja kui me paneme kõik selle kokku, siis me saame sama suure territooriumi, mis läheb energiaärimeeste kasutusse Eesti Vabariigi territooriumist nagu terve Saaremaa. Ja see omakorda teeb kokku 5,9% Eesti Vabariigi territooriumist. Ja see omakorda on juba rohkem, kui praegu okupeerib Tartu rahujärgselt Eesti Vabariigi territooriumi Vene Föderatsioon. Ehk et siis Reformierakonna valitsused ja Euroopa Liit oma hullude rohepoliitikatega lähevad kahjuks Eesti Vabariigi ajalukku kui uus energiaärimeeste räkiti okupatsioon, anastades ja muutes seejuures elamiskõlbmatuks otseselt 5,9% praegusest Eesti Vabariigi territooriumist. 5,2% oleme kaotanud Vene Föderatsioonile ja 5,9% kokku, kui kõik plaanid neil õnnestuvad, kaotame energiaärimeestele. See on meie maa, see on meie kõigi maa. Vene Föderatsiooni käest ei ole me midagi saanud kompensatsiooniks. Aga energiaärimeeste käest saame lisaks elukeskkonna ja looduse hävitamisele ka kõrged energiahinnad, majanduse ja terve riigi allakäigu. Mõelgem selle üle. Aitäh! Aitäh teile!